Hei, hei, mõnusat esmaspäeva teile. Nii tore on teie juures jälle olla. Sel korral olen ma üksinda, kuid mul on samamoodi teile põnevat jagamist siia kohvipausi. Ja tänane jagamine on sündinud sellest, et ma üha rohkem toimetan koos ettevõtjatega, ehk siis tahan aidata ettevõtjatel mõista seda, et delegeerimine on üks kasvu alus. Ning siin ma puutungi kokku siis mitmete võib-olla kitsaskohtadega, mille peale ettevõtjad väga tihti ei mõtle, sest et väikse ettevõtjana me oleme harjunud seda, et me teeme kõike ise. Kõik asjad on meil kenasti siin pea sees olemas. Minuga mitte midagi kunagi ei juhtu, järelikult ma ei peagi kaugemale mõtlema. Mina olen Õnnela Seinamets ja mul on väga hea meel, et sa käid esmaspäeviti siin kohvipausil kaasa elamas ja hiljem ka järgi kuulamas. Nii et alustame siis päriselt teemaga. Ma tahtsin rääkida täna juhenditest. Ma tahtsin rääkida nende olulisusest. Ma tean, et see võib tunduda päris tüütu tegevus. Et millal ma jõuan neid juhendeid teha? Mul on ju vaja klienditööd teha, mul on erinevad tähtajad, mul on arveid vaja esitada, mul on vaja erinevaid projekte läbi viia. Ja võib-olla, kui mul nendest kõigist asjadest jääb aega üle, siis äkki ma teen selle ühe juhendi. Kuid tegelikult peaks olema asi vastupidi. Et juhised ja juhendite loomine on päriselt see koht, mis aitab sul alustada delegeerimisega. Ja kui sa juba delegeerid, siis tähendab, et sul endal on rohkem aega tegeleda sellega, et su ettevõte saaks kasvada. Luua siis uusi tooteid, teenuseid, pidada kliendi läbirääkimisi. Ühesõnaga kõike seda, kus sa ei pea ise kättpidi sees olema. Mõtle nüüd korra selle peale. Kui täna peaks keegi sinu töö üle võtma, kas tal on võimalik seda teha olemasolevate materjalide põhjalt? Või sa peaksid hakkama nullist ja kõike siis ise suuliselt lahti rääkima? Anna kommentaarides teada, mis seisus oled sina täna oma ettevõttes? Ehk et kui sul ei ole täna neid juhendeid tehtud, siis sina oled pidur. Sinuga piirdub see, kuidas sinu ettevõttel läheb. Sina tead, kuidas sa asju teed. Sina tead, millises järjekorras sa neid asju teed. Sa tead ka seda, mis võib nendes asjades valesti minna. Ja sa tead täpselt seda, mis asjad on vaja sul üle kontrollida ja mida sa kindlasti unustada ei tohi. Ja see tegelikult teeb sinust niisuguse tugeva juhi, tugeva ettevõtja. Aga paraku on nii, et kui see teadmine ja oskused on ainult sinu peas, siis tähendab seda, et kui sind ei ole, siis see süsteem ju ei toimi. Kui sa oled haige või sa oled väsinud või isegi kui sa tahad päriselt puhkust võtta, siis kas sinu töö saab tehtud? Kas ilma sinu osaluseta sinu ettevõte toimib? Või on hoopis ikkagi nii, et senikaua, kuni sina puhkad, kui sa julged teha seda otsust, et sa ikkagi puhkad, sinu ettevõtmine seisab. Ja see ongi päriselt see koht, kus paljud ettevõtjad saavad aru, et neil tegelikkuses ei olegi sellist süsteemi, vaid nad on loonud iseendale töökoha, mis siis tähendabki seda, et kui mina teen, siis ettevõte toimib, kui mina ei tee, siis ettevõte ei toimi. See, kui sa paned need juhised kirja, ei tähenda seda, et sinu roll kuidagi väheneks või see, et kui sa delegeerid asju ära, et sinu roll sellega väheneb. Ei, sa vabastadki just nimelt aega sellele, et sa saad tegeleda päriselt nende tegevustega, kus sina pead olema ise sees ja läbi selle oma ettevõtet kasvatada. Nii nüüd sa kindlasti mõtled, et et juhist, millal mul on see aeg kirjutada, nagu ma ka ütlesin, mul on see ja see asi vaja teha, siis millal ma teen neid juhiseid? Need juhised tegelikult ei pea olema kilomeetrite pikkused tekstid.
Nad ei pea olema ideaalselt vormistatud või kujundatud. Piisab sellest, kui sa alustad väikeste sammudega. Näiteks järgmisel korral, kui sa hakkad mingisugust töölõiku tegema, siis pane ekraani salvestus tööle. Kõigil arvutitel täna on see võimalus olemas. Sa leiad selle nupu, sa salvesta seda protsessi. Sa räägi sinna peale, mida sa teed. Ehk siis samal ajal näiteks, kui sa saadad välja müügiarveid, siis sa räägid, kuidas sa seda teed, kuhu sa vajutad, mis sa paned sinna ja nii edasi. Ja see ongi juba algus, sa oled loonud ühest tööprotsessist ühe juhise. Ja hiljem tegelikkuses, kui sul on see videojuhis tehtud, saad sa paluda selle teha kellelgi teisel, kas siis kirjalikuks juhiseks või ka täna on ju AI olemas selleks, et sul on võimalik teha video pealt transkriptsioonid, sul on võimalik teha PDF juhendid. Ja kui sul juba on assistent, siis väga edukalt sa saad lasta seda teha ka assistendile. Ehk siis sa salvestad selle töö, näiteks annad materjali assistendile ja ta koostab selge ja loogilise juhendi. Ja siin ongi oluline see, et see ei pea olema täiuslikult kujundatud, ma ei tea, ultramoodsate fontidega. Ei, sest see juhend on tegelikkuses töödokument. Meil assistendikoolil on päris mitmeid juhendeid ka ainult videona. Et kus meil on siis olemas ka selline Google Docsis dokument, kuhu me lingime siis nende videote asukohti. Jällegi, ma teen tööd, ma teen konkreetse lõigu, ma teen kas või konkreetse ekraanipildi, juhul kui ma tahan seda lisada sellesse pikka juhendisse. Aga ma teen seda paralleelselt sellel hetkel, kui ma teen oma igapäevast tööd. Ja delegeerimisega on see lugu, et ega see ei tähenda seda, et sa annad oma töö ära. See tähendab ka seda, et sa tegelikult usaldad. Ja kui sul ei ole kirjas, mis on selle tegevuse eesmärk, millised on need konkreetsed tegevuse sammud ja mida kindlasti peab kontrollima, siis loomulikult sul on see kahtlus, et mitte keegi teine ei saa hakkama. Aga kui sul on juhis olemas, siis sa tead, mul on kõik läbi mõeldud, mul on kõik sammud kirja pandud, et kui keegi tuleb mind asendama, siis temal on täpselt selge, mida ta tegema peab ja kuidas ta tegema peab. Minul on olnud kogemus, kus ma olin ka tiimis ja ma pidin tegema mingit tööülesannet, mis ei olnud tegelikult minu igapäevane töö. Ja tohutult kiiresti käis selle juhise tegemine. Klient tegi mulle juhise või siis paaril korral ka tema assistendid tegid mulle juhise video teel, rääkisid peale minut, poolteist, vähem teinekord. Ja mul oli juhis olemas, nii et ma panin video tööle ja ma läksin, tegin need tööülesanded ära, mis mul oli vaja teha. Kõik. Ja selle juures on tegelikult hea see, et seda juhist saad sa ju korduvalt kasutada. Jah, ma olen nõus sellega, et süsteemid uuenevad, rakendused uuenevad, et need juhised tuleb üle vaadata. Aga siiski see on nagu ühekordne filmimine, ühekordne PDF-i loomine, Google Docsi loomine, kus sa kirjeldad lahti kõik need asjad. Ja oluline ongi see, et sa ei mõtle ainult tänasele päevale. Sa pead ikkagi kaugemale mõtlema, mis siis saab, kui sa ei saagi ise teha. Kui sa oled haige, puhkusele tahad minna ja kui sul ei ole juhiseid, siis tegelikult sellega kaasneb kõik igasugused pinged ja tohutu kiirustamine. Ja kui sul on juhised olemas, siis on väga lihtne. Sa saad töö üle anda, sa saad kasvada ja sa saadki päriselt hakata võtma rohkem strateegilisi rolle. Ja see tegelikult aitab sinu ettevõttel vastu pidada. Ehk siis alusta ühest protsessist. Vali üks korduv tegevus, mida sa igapäevaselt teed või iga nädalaselt teed. No, võtame näiteks arvete koostamine ja saatmine, sotsiaalmeedia postitused, mis iganes sinu ettevõttega on seotud need asjad, kus sa iga päev, iga nädal teed ühte ja sama asja. Ja tee see protsess läbi, salvesta, räägi peale ja mõtle läbi, miks sa midagi teed. Hiljem on võimalik seda juba siis Google Docsi, Wordi, PDF-i, mis iganes kujul uuesti ka kasutada. Ja tegelikult juhiste hea omadus on ka see, et need aitavad sul selgemini näha.
kui sa paned kõik protsessid kirja, hakkad sa märkama mingeid mustreid. Sa näed, kus sa teed mingeid asju harjumusest. Sa näed seda, kuidas sa kordad samme ja sa näed ka seda, kus sa kulutad rohkem aega, kui päriselt vaja on. Ja just siis, kui sa neid juhiseid lood, siis sa hakkad mõtlema selle peale, et kas mul on võimalik seda tööprotsessi kuidagi automatiseerida või lihtsamaks muuta. Ehk et nagu siit näha, siis ega need juhised ei ole ainult delegeerimiseks. Need aitavad sul oma äri paremini juhtida. Ja täna AI ajastul mina hästi tihti kasutan chat GPT-d selleks, et ma voice'in talle sisse oma mingid juhised, mõtted ja ma palun temal siis teha sellest korralik juhend. Ja mul hiljem sinna juhendisse on ju väga lihtne panna erinevaid ekraanipilte, erinevaid linke, mis mul vaja on. Ehk siis ka kui sa teed tööd lisaks sellele, et sa salvestad ekraani, võib-olla mõnikord tasub teha ka ekraanipilte. Need on väga lihtne siis mingi snipping tool'iga või siis mina kasutan Lightshoti, sest mulle meeldib, et ma saan seal konkreetse koha peal ilusi värvilise kasti teha juurde. Ehk siis ma saan ära märkida mingid nupukohad. Et ekraanisalvestus, chat GPT-sse voice imine, et aitaks sul teha ekraanipildid. Ma mõtlen, mis veel. Et need kõik aitavad tegelikult sul juhiseid luua ja sa ei pea mõtlema, et mul peab see juhis olema meeletult pikk piibel. Ei pea, väikeste sammudega sa lood seda. Ja kui sul on olemas juba juhis ja kui sul näiteks kunagi on assistendid, siis väga lihtne on tegelikult paluda assistendil vaadata üle juhisest see töölõik, mida tema teeb ja siis lasta seda juhist täiendada. Ehk siis tema saab panna oma sammud kirja sinna juhisesse, et kui ühel hetkel on vaja kellelegi veel edasi anda, siis seal on kogu aeg õiged ajakohased infod olemas. Ehk siis mõtle selle peale, ega see juhis ei ole sihuke tüütu paberimajandus või videode tegemine, see on päris oluline osa sellest, et sina saaksid oma töid ära anda, et sa saaksid päriselt vabaks sellest 24/7 rollist. Ja küsige endalt täna, milline üks protsess on ainult minu peas? Mis juhtuks, kui ma peaksin selle homme kellelegi üle andma? Ja kas ma loon endale süsteemi või ma olen siiamaani loonud endale töökoha? Nagu ma ütlesin, sa ei pea kõigega korraga alustama, piisab ühest väikesest sammust. Aga kui sa mõtled praegu selle peale, et ma ei hakka neid juhiseid tegema, kellele ma ikka seda üle annan, siis tead, ma jagan sulle siia alla juhi fookuse auditit. Ehk siis see on selline rakendus, kus sa saad ära kaardistada, palju sul mingite tegevuste jaoks aega kulub. Sa saad mõelda selle peale, kas see tegevus päriselt toob sulle raha sisse või ta kaudselt toob sulle kliente raha või ta lihtsalt on administreeriv tegevus, ehk ei peagi sinu osalust olema. Ja vaata siis, palju sa tegelikult aega ja raha kaotad. Kui palju sa rahaliselt kaotad oma ettevõttes, kui sa teed neid tegevusi, kus sa tegelikult ei pea päriselt ise sees olema. Nii et tee see kalkulaator rakendus lahti ja vaata ja ning siis hakka mõtlema, et äkki tasuks ikkagi mõned juhised ära teha, sest et võib-olla ma võtan virtuaalassistendi endale. Aga mõnusat esmaspäeva teile, sellised mõtted siia. Nii et ärge peljake ekraanisalvestusi, ärge peljake AI-ga rääkimisi voice'ide teel ja looge lihtsalt need juhised ära. Tšau!